Täna räägime Veneetsiast ja keskaegsest võimatust inseneritööst. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas on võimalik terve kivist ja tellistest linn püsti hoida ebastabiilsel soisel pinnasel, mida ümbritseb soolane vesi? Kujuta ette väljakutset ehitada luksuslikke paleesid ja monumentaalseid kirikuid paika, kus maa koosneb vaid mudast ja pehmest savist ilma igasuguse nähtava kindla aluseta. Kuidas suutsid keskaegsed ehitajad luua ühe maailma ikoonilisema linna ilma raudbetooni, kaasaegsete kraanade või arenenud geoloogiliste uuringuteta? Täna sukeldume Veneetsia saladustesse, et mõista, kuidas inseneriteadus muutis selle ebatõenäolise varjupaiga vastupidavuse ja loovuse meistriteoseks, mis on ajale vastu pidanud üle 1000 aasta. Aga selleks, et mõista Veneetsia taga peituvat geniaalsust, peame ajas tagasi minema. Täpsemalt aastasse 452. Tol ajal seisis Itaalia poolsaar silmitsi barbarite sissetungide hirmuga, mida juhtis peamiselt Attila, hunnide juht. Kui mandrilinnad rüüstati ja hävitati, otsisid kohalikud elanikud varjupaika. Ainus koht, kuhu ratsaväed ei pääsenud, olid mudased saared ja Veneetsia laguuni sood. See, mis algas kalurite ja meeleheitel põgenike ajutise laagrina, sai lõpuks mereriigi aluseks. Kuid selleks, et muuta need mudasaared metropoliks, pidid veneetslased leiutama insenerilahendusi, mida polnud kunagi varem sellises ulatuses katsetatud. Nad seisid silmitsi merekorrosiooni ja ebastabiilse pinnasega ning lahendasid need probleemid geniaalselt. Esimene ja suurim takistus Veneetsias ehitamiseks oli kindla pinnase puudumine. Keskaegsete inseneride leitud lahendus oli samaaegselt nii lihtne kui ka julge. Nad otsustasid luua omaenda kindla aluse, lüües miljonid puidust vaiad laguuni põhja. Need vaiad, mis olid valmistatud peamiselt tammest ja leisest, toodi Sloveenia ja Horvaatia metsadest. Need löödi läbi pinnapealse mudakihi, kuni jõuti palju tihedama ja kompaktsema savikihini, mida tuntakse nimega karam. Ja vastupidiselt sellele, mida sa võiksid arvata, puit ei mädanenud sajandite jooksul. Kuna vaiad on täielikult vee all ja mudasse mattunud, ei puutu need kokku hapnikuga, mis takistab lagunemise eest vastutavate seente ja bakterite levikut. Aja jooksul põhjustas mineraalide rikas vee pidev vool puidu mineraliseerumise protsessi, muutes selle kiviga sama kõvaks. Selle tagurpidi pööratud vaiametsa peale paigutasid veneetslased 2 kihti puidust laudu ja seejärel Istria kivist aluse. See kivi on veekindel lubjakivi tüüp, mida kaevandatakse Istria poolsaarel. Ja see oli ülioluline, sest see ei ima soolast vett, toimides isoleeriva barjäärina, mis takistab niiskusel tõusta ülemiste seinte tellistesse. Ilma selle ülemineku kihita hävitaks kapillaarsusstruktuurid mõne aastaga soola kristalliseerumise tõttu. On põnev mõelda, et näiteks Santa Maria della Salute basiilika toetub enam kui 1 miljonile puidust vaiadele, mis täidavad oma konstruktsioonilist rolli tänaseid. Nii massiivse struktuuri puhul, kas sa arvad, et tänapäeva insenerid oleksid selle sama vundamendi jaoks valinud mõne muu materjali kui puidu? See on küsimus, mis jagab arvamusi. Kuid üks asi on kindel. Inseneritöös, kui vundament ei ole kindel ja hästi planeeritud, siis miski, mida sa selle peale ehitad, ei kesta kaua. Tulles tagasi Veneetsia juurde, nüüd kui alus oli paigas, seisnes väljakutse pealisehitise kaalus. Veneetsias lööb iga kilo. Ja seetõttu oli materjalide valik strateegiline.
Kui ülejäänud Euroopa ehitas suuri massiivseid kivikatedraale, siis veneetslased valisid tellise, mis on märgatavalt kergem. Lisaks oli hoonete kõrgus rangelt piiratud, et vältida pinnase liigset vajumist. Nende telliste ühendamiseks kasutasid nad spetsiaalset lubimörti, mis säilitas teatud paindlikkuse. See omadus oli eluliselt tähtis, sest kuna laguuni pinnas on pidevas liikumises ja vajumises, siis liiga jäik konstruktsioon hakkaks lõpuks pragunema ja kokku varisema. Paindlikkus võimaldas hoonel hingata ja kohaneda pinnase mikromuutustega, ilma et see kahjustaks kogu konstruktsiooni terviklikkust. Teine oluline uuendus oli raudsete tõmbevarraste kasutamine ristpaigutuses. Kuna Veneetsia paleede fassaadidel on tavaliselt palju aknaid, et lasta sisse valgust ja vähendada seinte kaalu, kaldus konstruktsioon külgedele laiali vajuma. Selle jõu vastu võitlemiseks paigaldasid insenerid rauast vardad, mis läbisid hoonet ühest küljest teise, kinnitades välisseinad põranda puitalade külge. See süsteem lõi ühtse konstruktsioonikasti, mis jaotas koormused ühtlaselt. Tulemuseks on arhitektuur, mis näib hõljuvat, kuid tegelikult on see tingete ja tasakaalude keeruline süsteem. Algselt oli Veneetsia isoleeritud saarte arhipelaag, kus transport toimus ainult paatidega. Rahvastiku ja kaubanduse kasvades tekkis vajadus neid saari püsivalt ühendada. Esimesed sillad olid valmistatud puidust ja neil oli madalad astmed, et hobustel oleks lihtsam üle minna, mis olid linnades tavalised kuni 14. sajandini. Kuid puit vajas pidevat hooldust äärmise niiskuse tõttu. Üleminek kivisildadele tähistas suurt hüpet linnaehituses. Kõige silmapaistvam näide on Rialto sild, mis valmis 1591 aastal. Paljud tolleaegsed arhitektid, sealhulgas kuulus Michelangelo, kahtlesid, kas nii suur kivisild suudab ebastabiilsel suure kanali pinnasel püsida. Et tõestada skeptikutele vastupidist, projekteeris arhitekt Antonio da Ponte Rialto sillale erakordse vundamendi. Iga sillaotsa alla löödi 12 000 puidust vaiu, et toetada ainulaadset kivikaart. Inseneri töö siin ei seisnenud ainult vertikaalse kaalu kandmises, vaid ka laia kaare külgsurvele vastu seismises, mida see sild kallastele avaldab. Lahenduseks oli vaiade kaldu ajamine ja astmelise aluse loomine, mis suunas jõud tõhusalt maapinda. Täna seisab sild endiselt Veneetsia tehnilise julguse tunnistusena, kandes iga päev tuhandete turistide raskust. Aga sellega asi ei piirdunud, sest väljakutsed aina kasvasid. Veneetsia seisis silmitsi julma paradoksiga. See oli igast küljest veega ümbritsetud, kuid selle pinnases polnud tilkagi joogikõlblikku magevett. Kuna laguunialune põhjavesi on soolakas, pidid veneetslased muutma oma väljakud, mida tuntakse nimega kämpi, hiiglaslikeks vihmavee kogumise ja filtreerimise süsteemideks. Iga väljak ehitati kerge kaldega kivist restide suunas, mis asusid nurkades. Sillutiise all oli tohutu bassein, mis oli kaetud veekindla savikihiga, et takistada mere soolase vee sisseimbumist ja mageda vee väljapääsu. See bassein täideti erineva terasuurusega liivakihtidega, mis toimisid loodusliku filtrina. Vihmaveesi voolas nendesse basseinidesse, läbis liiva, mis pidas kinni ebapuhtused ja kogunes keskele, kus asusid kaevud, mida nimetati verada poso. See süsteem oli nii tõhus, et Veneetsias oli oma hiilgeajal üle 600 avaliku ja erakaevu, mis tagasid enam kui 150 000 inimese ellujäämise. Nende filtrite hooldus oli riikliku julgeoleku küsimus, mille kohta kehtisid ranged seadused,
mis keelasid igasuguse reostuse vee kogumise alade läheduses. See oli passiivne hüdrotehniline lahendus, mis kasutas ainult gravitatsiooni ja looduslikke materjale, et lahendada elutähtis probleem. Kas suudad ette kujutada, milline oleks kaasaegse linna logistika, kui peaksime sõltuma ainult meie väljakute pinnase kaudu filtreeritud vihmaveest? Ja sellises olukorras, kuidas saaksime hakkama kanalisatsioonisüsteemiga? Tihedalt asustatud linnas, kus puudub pinnas jäätmete imamiseks, oli jäätmekäitlus tohutu sanitaarne väljakutse. Veneetslaste lahendus oli integreerida kanalisatsioonisüsteem laguuni loomuliku dünaamikaga. Nad ehitasid tellistest maa-aluste tunnelite võrgu, mida nimetati katollideks. Need tunnelid kogusid jäätmed majadest ja juhtisid need kanalitesse. Selle süsteemi tõhususe saladus ei seisnenud tunnelites endis, vaid loodete nähtuses. 2 korda päevas tõusuvesi voolas linna, tuues Aadria merest puhast soolast vett. Ja mõõna ajal vesi taandus, viies endaga jäägid avamerele. Lisaks füüsilisele jääkide eemaldamisele toimis soolane vesi loodusliku desinfitseerijana, aidates kontrollida haiguste levikut, mis laastasid teisi Euroopa keskaegseid linnu. Veneetslased mõistsid seda tsüklit nii hästi, et kehtestasid eeskirjad, mis tagasid, et kanalid ei oleks kunagi ummistunud, võimaldades linna kopsul jätkuvalt hingata. See oli täiuslik sümbioos inimeste infrastruktuuri ja looduse tsüklite vahel. Isegi tänapäevase elanikkonna kasvuga on see põhisüsteem endiselt ajaloolise keskuse kanalisatsiooni selgroog. Teie arvamus on meile oluline. Kui sulle video meeldis, siis telli kanal, kui sa pole veel tellinud, ja pane videole like. Ja kui soovid meid aidata selle ja paljude teiste sisutüüpide loomisel siin platvormil, siis kaalu liikmeks hakkamist ning toeta meid ohvi ja juustusaia eest ning sind mainitakse meie videotes. Kas soovid professionaalselt kasvada või arendada uut tehnilist oskust? Skaneeri QR-koodi või kasuta kirjelduses olevat linki ja avasta leht kõigi kursustega, mida soovitame. Aga nüüd tahan ma teada sinu arvamust. Millist neist keskaegsetest insenerilahendustest pidasid kõige leidlikumaks? Ja miks see meid 21. sajandil ikka veel nii palju üllatab? Jäta oma vastus siia kommentaaridesse ja arutame sellel teemal koos. Siin samas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, see ongi inseneriteaduse austajatele. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.